Jou, ma olen Karl ja see on Ballsi Sneakerbeat. Ma väiksena ikka mängisin korvpalli räigelt. Ma arvasin reaalselt vanasti, et ma lähengi korvpalliga täiesti lõppu, et ma sellega ainult tegelengi. Põhimõtteliselt oli niimoodi, et mu õde tegi Instagramis coverid, laulis ja mu õde ütles mulle, et jou, et aga proovi ka vaata, ma tean, et sa veits oskad laulda ikka, käid kooris ja värki koolis. Ja siis sealt edasi ma hakkasin oma õe mingi plaate kuulama ja see, et ma olin nagu konstantses muusikaringis kogu aeg, vanemad ka mõlemad muusikud. Ehk et jõuan koju, juba mingi klaveri riff käib kuskil, isa mängib bassi üleval, ehk et ma olen 24/7 kogu aeg muusikamullis. Ehk et mul see pisik on juba väiksest saati. Minul näiteks edu muusikas on see, et ma reaalselt jään rahule sellega, mida ma nagu teen nagu lõpp-produktina. Viimased paar aastat on tegelikult olnud sellega suht palju raskusi, sest tegelikult muusikas sa oled ikkagi enda kõige suurem kriitik. Aga ma tunnen, et ma olen enda nagu muusika ja soundiga juba jõudnud sinnani, et ma reaalselt vahepeal jään ka lõpp-produktiga nagu väga rahule, et see on minu jaoks nagu enda edukus. Et ma tunnen, et ma olen kuhugi arenenud, et kui ma kuulan enda mussi näiteks 2 aastat tagasi, et ma vähemalt näen, et ma olen kuidagi moodi, kas õppin midagi rohkem või ma soundin paremini. Et see on minu jaoks edu muusikas. Praegu, kui räigelt on rap teema, siis on ka räigelt streetwear teema. Ma toon väga hea näite, minu väga hea sõber, üks parimaid sõpru, Villem Trillem. Tema on minu arust mõjutanud täiega praegu noorte moodi või trendi, mida kaasatakse. Ta on kogu aeg kandnud kas mingid low media tanke, vaata, Nike'l või Jordan 1, kõiki neid asju. Ja mida rohkem ta on nagu promoteerinud neid, siis ka Villem on saanud teemi mingi, kuule, kus ostad oma kitsid? Aga jah, minul isiklikult näiteks on see, et ma olen kogu aeg dressides. Mul ongi tavaliselt, kes, ma ei teagi, mis mu go-to kes on. Tegema kannan kogu aeg Air Force One, 07-id, tavaline valge kets. Ja ma tean, ma saan esineda täpselt samadega, sest need on nagu all around mega hea kets. Ma arvan, et ma ikkagi tegelikult unistan väga suurelt. Ma ei taha endale piiri ette seada, mida ma tunnen, et enamik Eesti artistidest teevad. Või üleüldse nagu minu arust Eesti kunstiline kultuur ja selle potentsiaal on ülemaailmne nagu täielikult. Nagu ma näen, mis kvaliteeti Eesti noored teevad ja nagu üleüldiselt. Et ma tunnen, et miks peab mõtlema selle peale, et okei, et kui ma jõuan kas Soome, Lätti või Venemaale, siis ma olen tehtud end. Et nagu miks ma ei mõtle nagu kaugemale. Seda ma olen väga palju ka küsinud oma nagu lähedamastelt muusikasõpradelt, et mingid barrierid tekivad ette. Aga mina ei taha nii mõelda. Ma ikka tahaks mõelda seda, et võiks kunagi ju mingi maailmatuuri üle teha. Et võiks reaalselt äkki saadagi suure mingi maailma hiti. Aga need on lihtsalt unistused. Ja ma tunnen, et peabki unistama, sest kui sa ei unista suurtest asjadest, siis miks üldse teed?